mees, kellest räägitakse igal vaimse tervisega seotud konverentsil, loengus, kohtumisel ja kus kõik veel. See on inimene, kes on osa meie kõige argipäevast. Meie võttemeeskonnal õnnestus hankida eriluba ja kohtuda esmakordselt mehega, kellel on sõna otseses mõttes vastuseid rohkem kui meil küsimusi. Ta on üks kuulsamaid tohtreid maailmas, tõeline oma ala tipptegija, kuuludes mõjukaimate arstide hulka nii südamekirurgias, toitumisnõustamises, käitumispsühholoogias kui ka hambaarstina nõuandes. Lugupeetud televaatajad, kallid daamid ja härrad, täna, siin ja praegu, sõna otseses mõttes nähtamatust nähtavaks. Doktor Google. No, mis teist teada tahate? Me tahame kõike teada. No väga hea, sest tulite õiges kohta, ma tean absoluutselt kõik, kes on lapsest saadik mul nii kui sündisin. Hakkasin infot ammutama nüüd, pritsin seda laiali nii kui ise tahan. Aga kus on teie allikad? Ja kuidas te suudate nii paljudele inimestele korraga nõu anda? Allikad. Ma ise olen üks teadmiste allikas. Ma lasen inimesele sõõmu rüübata ja siis ta läheb edasi joovastatuna minu teadmiste veest. Nagu ütleme, inimesel on mure. Miks ta peab helistama arstile? Paneme kinni aja, ootame järjekorras, saama mingit nõu või retsepti ravimit. Kui ta võib seda kõike teha siin? Oma kodus. Väga põnev. Aga kes või mis te siis tegelikult olete? Arst, esoteerik, teoreetik, analüütik? No mis ma olen? Eks ma olen kõike natukene. Kui vaja, siis ehmatan inimest. Kui vaja, annan leebet nõu. Aga igal juhul ma pakun talle variante. Mis tähendab variante? No ütleme, sul on mingi mure. Mis näide tuua? No ta ei saa hingata. Hästi. No hingab, aga no ei tule lõpuni välja, eks ole. Nii, siis ta toksib sisse, et ma ei saa lõpuni hingata. No ja mina annan talle siis nõu, et asi on hapniku puuduses. Asi on selles, et no see võib lõppeda surmaga. Asi on halvas kooselus paha energiaga inimesega. No veel 8-9 varianti ja siis inimene lõpuks ise otsustab. Aga mille alusel inimene peaks ise otsustama, mida valida? Sellega ma ei tegele. Aga on see siis abi? Tähendab, kas inimesed on tõesti ise nii varmad endale diagnoose panema selle põhjal, mis nad internetist leiavad? On. No, muidugi on. Mis see teine variant siis on? Spetsialisti poole pöörduda. Spetsialisti poole pöörduda. No jah, kui on tõsisem mure, siis ma saadan nad oma kolleegide juurde esoteerika valdkonnas. Oota, aga miks mitte päris arstide poole? Ma ei viitsi. Pikad järjekorrad, seal segased leheküljed, resilientsus, AD, HD, OCD, prosotsiaalsus. No kes sellest aru saab? Aga vaimumudijad. Nad on siin samas lähedal olemas, raviga. Nad on valmis aitama. No ütleme, inimesel on mure. Ayahuasca. Inimene ei leia rõõmu üles. Raamatupoodi. Eneseabiõpikute juurde ja raudselt midagi leiab. Aga sealne valik on ju absurdselt suur. Kuidas peaks inimene teadma, millist nõu või raamatut talle just tarvis on? Tead, sa mõtled liiga palju. Kollase sildiga võtta. Mis tähendab kollase sildiga? No see, mis on alla hinnatud. Nii see eluke paraku on. Inimesed pöörduvad ikka sinna, kus abi kõige lähem. Facebook ja Instagram. Niisiis, head psühhiaatrid ja psühholoogid, kes te meid kuulate, palun tehke endale hästi kujundatud sotsiaalmeedia leheküljed ja päästke inimesed doktor Google'i käest. Tähendab, mis jutt see nüüd on? Seda eetrisse ei pane, eks ole, palun kinni panne. Filmi. Sada ta minema, eks ole, seda kinni ei pane. Tähendab, konnamürki ostke, surematuse sõrmus, see on parim. Filmi, Vello, filmi!